ma saan su kätte. Ei saa sa miskit. Sina oled. Albert, palun. Hoidke alt siit, ma tulen. Albert, mina. Lotte. Oi, tere. Meie ootame praegu Leiutajate küla jõulumeest. Ta peakski varsti kohe tulema. Aga enne me tahtsime teile rääkida millestki väga-väga heast. ja näiteks pahukoore tortist maasikatega, see on ju väga hea. Ja pannkoogid mustikamoosiga on ka väga hea. Ja kilgutada on ju väga hea. Jaa, aga kõige paremad on ikka ju ema ja isa, eks ju. Palun saage tuttavaks. See on minu ema ja see on minu isa. Oskar. Ja sinu nimi on? Anna. Tutvuge minu vanematega. Kas te teate, et minu emme küpsetab maailma kõige paremaid pannkooke? Need on nii head, et nendega õpetatakse Leiutajate küla koolis isegi matemaatikat. Ja kes õige vastuse ära arvab, see võib kohe pannkookid nahka pista. Ja minu isa on Leiutajate küla parim leiutaja. Ta on leiutanud nii palju vahvaid ja hästi kasulikke asju. No mis ma tahan sinna pärast, et mulle leiutamine nii väga meeldib. Jaa, aga kas teie teate üldse, kuidas minu emme isi ja tuttavaks said? Ei tea, mina ka enne ei teadnud, aga nüüd suvel ma leidsin köögikapi sahtlit koristades ühe väikese punase kehvli ja siis emme rääkis mulle ühe loo. No muidugi, sest et oli ju minu liivakühve, kui mina veel täitsa pisike plika olin. Ühel päeval istusin mina oma liivakastis ja mõtlesin, et teeks õige 5 liivakooki. Nii ma siis tegingi. Ja igaks juhuks ühe veel. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, mis tuleb peale 5? Kas tuleb 10 või tuleb äkki hoopis 100? Ja samal hetkel pistis pea liivalt välja väike Oskar ja tema teadis mulle öelda, et peale 5 tuleb hoopis 6. Aga mul oli siis ju arvutamine vammu selge. Aga issi, kuidas sa liivakosti sattusid? Ma tahtsin näha, kuidas tõelised kängurud välja näevad ja mõtlesin, et kaevan ennast otse läbi maa Austraaliasse. Aga mul ei olnud kompassi kaasas. Ja siis ma kaevasingi ennast hoopis Anna-aeda. Niimoodi me tuttavaks saimegi. Mõtlesid koos liivakookadega. Ja talvel tegime lumememmesid koos. Ja kui me suureks, siis me abiellusime. Ja vastu sündis Lotte. Jah, nii vahva, aitäh. Ja vaadake, aga nemad on mitu vanemad. Sofi ja Adalbert. No täpselt niimoodi, ma arvan, et ma ise räägin selle jutu, kuidas meil Sofiga kõik algas. Nii, igatahes, kui mina olin väike jääku poiss, mina sain kohe aru, et ma olen üks väga tähtis jänes. Aga selle ajal siis päris paljud sellest veel aru ei saanud. Aga koolis tuli koolipall ja minul tuli supergeniaalne idee minna ja tantsida seal balletti. Oota, kohe kui eelkava lõppes, mina tulin lavale ilus valge seelik seljas. Ja hakkasin tantsima valget luike. Oota, kui ilus oli. Aga samal ajal Karu Eduard isa hakkas koolimaja ees lastele jäätist jagama. Uskumatu, terve saal läks tühjaks, mitte kedagi jäänud alles. Peale ühe väikese jäku. Ja see üks väike jäku imetles, kuidas ma tantsisin ja plaksutas ja see oli Sofi. Me olime muidu ühes samas klassis käinud, aga ma ei olnud teda varem märganud. No ja sealt see kõik siis algaski. Ja kui kool läbi sai, siis me abiellusime. Ja siis varsti sündisin ka mina. Aitäh teile. Ja palun, jah, muidugi. Ja aga umbes samal ajal, kui Adalbert ja Sofi kudrutama hakkasid, läksin mina oma esimesele ümber maailma reisile. Oskar, kas sa saaksid mulle 5 aastaks kruvikeerajat laenata? 5 aastaks? Mis kruvi see selline on, mida peab nii kaua keerama? Ma olen täna ümber maailma reisile, seal juhtub kindlasti igasugu asju. Ja kindlasti on seal mõni kruvi, mis tuleb korralikult kinni keerata. Selles mõttes on sul õigus, sõber. Kruvi peab olema korralikult, iga kruvi peab olema korralikult kinni keeratud. Head reisi, ootame siit tagasi. Aitäh, no ma läksin siis. Aga need siin on minu vanemad. See on minu ema, Paula, ta on muusik, ta tahab, et minust saaks ka kuulus muusik. Jaa, aga loomulikult, sest et muusika, see on nüüd nii imeilus. Ta läheb niiviisi kõrvast sisse, otse südamesse ja hakkab seal helisema niiviisi.
ja, aga see on minu isa Mati, ta on sportlane, ta tahab, et minust saaks kasvada. Täpselt see sport ja eriti vasaraide, see on ikka väärt asi, kui ikka sisse keerutad, siis rekordid muudkui tulevad ja tulevad. aga noh, muud tuleb ka. noh, ükskord, kui olin jälle paraja hoo sisse keerutanud, no nii suur hoo, et lausa tendasin õhkuda, siis ma maandusin otse niimoodi keset teed. Ees kõndis seal mingisugune käksutaja, ei pannud see mitte midagi tähele, mis parasjagu ümberringi toimub. aga no tema taga oli veel üks kass. See olin ju mina. Ma ju kõndisin Kirillil järel, sellepärast et ta mängis nii ilusti oma viiulit. Aga nad ainult seda viiulit ju nägigi. No aga mina nägin juba kõrgel õhus, et no missugune kena kassikene selle tohmani taga kõnnib. Ja õige sportlane, see peab olema ikka otsekohene. Ma astusin siis selle kaunitari ette ja ütlesin talle, no tule mulle naiseks. Ja ma olin kohe nõus, sest et Mati hääl see kõlas nagu kontrabassisoolo G-tuuris. Ja varsti tulin mina ka siia ilma. Aitäh, ema ja isa. Palu. Ja meie ju sündisime kõik ühel ja samal suvel. Ja alles siis, kui lumi maha sadas ja talv tuli, siis me saime teada, et on olemas jõulumees ja et Leiutajate külas on päris oma jõulumees. Sellega on väga vahva lugu. Kunagi ammu oli Leiutajate külas hästi külm talv ja kõikides peredes ei jätkunud sooja riideid. Näiteks mõnes peres oli ainult üks sall 2 peale. Aga teises peres oli jälle ainult üks kampsun 2 peale. Ja sellepärast tuligi kellelgi mõte, et jagame üksteisele hästi palju sooja riideid. Näiteks, kellel oli 2 paari kindaid, see viis 1 ruttu laavrile ja kellel juhtus olema 2 sooja kampsunit, siis tema kinkis 1 sõbrale. Ja nii elatigi külm talv üle. Järgmisel aastal olid juba tükk maad targemad, et suvel hakkasid kõik emad ja vanaemad kuduma kõiki käpikuid ja mütse ja sokke ja kindaid. Ja siis hakkasid nad kõik seda üksteisele kinkima, sest et kinkimine ja kinkide saamine oli Leiutajate küla rahvale väga meeldima hakanud. Ja siis kõik kinkisid hästi palju kingitusi ja said ise ka hästi palju kingitusi. Näiteks ükskord sai üks külaelanik 2 kampsunit korraga. Ja teine külaelanik sai alguses 5 sokki ja siis sai 6 sokki ka veel. 11 sokiga ei ole ju väga palju peale hakata. Täpselt. Ja sellepärast keegi mõtleski, et võiks olla hoopis üks külaelanik, kes jagab kõigile korraga kinke. Et näiteks teeme niimoodi, et kõik külaelanikud võtavad oma kingituse kaasa, lähevad tema juurde, panevad ühte suurde kingikotti, siis see kingijagaja võtab koti üle ja hakkab majast majja käima ja kingitusi jagama. Näiteks tuleb teie juurde, teie pistate käe sinna kingikotti, võtate esimese ettejuhtuva asja välja ja sellest saabki teie kingitus. See mõte meeldis kõigile nii väga, et kohe tõmmati loosi ja kingijagajaks sai jänes Joonas. Ja lõunamaalt lendavad linnud rääkisid, et mujal maailmas jagab ka üks tegelane kingitusi. Teda kutsutakse jõuluvanaks. Nii et niimoodi saigi siis Leiutajate küla endale justkui päris oma enda jõuluvana. Ja jõuluvana amet on jäneste peres. Just. Ja praegu on jõuluvanaks Joonase lapse Wolfgang. Ja ta peaks varsti siia ka tulema. Vaadake, tuligi. Kas see pole mitte Klaus, kes 5 või isegi rohkem aastaid tagasi sinna ümber maailma reisile läks? Mina jah, maailmareis sai läbi. Kuidas see läks? Oi, väga hästi. Aga ma tegin ühe tähtsa avastuse. Oi, kui põnev, räägi meil ka. Kui ma siit Leiutajate külast minema hakkasin, siis ma otsustasin, et ma lähen kogu aeg ainult otse. Ja niimoodi ma ka tegin. Ja ma jõudsin siia Leiutajate külla tagasi. Mida see tähendab? See tähendab, et maakera on ümmargune. Oled sa selles kindel või? Absoluutselt. Kui maakera oleks lapik nagu pannkook, siis ma oleks pidanud jõudma selle servani. Aga ma jõudsin siia koju tagasi. Järelikult on maakera ümmargune nagu kõrvits. Kõrvits? Tundub loogiline küll, kes oleks võinud arvata, eks ju? Jaa, aga ma teen teile mõned kingitused. Muidugi tõid. Ja Oskar, näed,
sulle ma tõin jääpurikast valmistatud mutrivõtme, see on jääkarude tehtud. ai, Klaus, mutrivõti number 5. aitäh sulle. ja nii. aga Anna, sulle ma tõin purgikese palmilehtedest tehtud jahu. Sellest saab väga häid pannkooke teha, see on Brasiilia ahvide lemmiktoit. väga huvitav, aitäh, Klaus. Palun ja. nii, sõber, nii. niimoodi ka. minu korda. Mati, tule siia. sulle ma tõin uue vasara. see on 100 aasta vanune kuivatatud kookuspähkel. kui tuule alla võtab, siis lendab hästi kaugele. noh, tead, ole sa meheks. nii, ole meheks. ja Paula. näed, sulle ma teen vilepilli, sulle meeldib muusika, eks ole, ja see on Brasiilia ahvide tehtud. oi, aitäh, Klaus. niimoodi, aga nüüd Sofi, sulle ma tõin kaelkirjaku habemekarvadest tehtud värvipinsli. sulle meeldib maalida, eks ole, ja vaat minu sõber kaelkirjak Roman peale habemajamist valmistab neid kohe mitu tükki. aga mis siis minust saab, kus on minu kingitus? jah, aga sina, vana lapsepõlve sõber Adalbert, vaat sulle ma tõin niiruse mudakonnade tikitud ninarätid. mis ma sellega peale hakkan, kui minul on nohu, mina lähen ja nuuskan vot sinna kuivanud kaselehte. ei ole mul mingit ninarätikut vaja. ja, aga kui sinust saab kõige tähtsam portfelliga jänes ja sa pead mööda jänese peresid käima ja nendele tarka nõu andma. vaat siis võib-olla sul tuleb ka mõnel jänesepojal väike pisar ära pühkida. mis sa kavatsed seda siis kuivanud kaselehega teha või? ja kus sa selle lehe võtad, vaata praegu on kõik puud raagus ja lumi on maas, sa ei saa kuskilt lehti. sul on tuline õigus. tead, sa töötad väga hästi, ma võtan teda. ja lapsed, aga teil on mul ka mõned mänguasjad, palun. aitäh, aga kuidas sa üldse teadsid, et vahepeal meie oleme sündinud? ai, lindudelt kuulsin, linnud teavad ju kõiki uudiseid. tere! tere, Volkan, sa tulid just õigel ajal. kas sa ka tead, et mujal maailmas kannavad kõik jõuluvanad punast mütsi? no minu isa ja vanaisa on ikka alati ainult kogu aeg seda mütsi kandnud. aga nüüd hakkad kandma punast mütsi nagu üks korralik jõuluvana. proovi pähe. vaata, päris huvitavat värvi, jah, punane kohe. nagu mantel. proovi. vaatame kohe. no nii, on ilus või? Ohohohoo! aga minu kingikott on nüüd tühi, kus sinu kingikott on? noh, teie sinna metsa kuuse alla ikka. teised kõlalakad kõik ammu kohal, tulingi teid kutsuma, äkki. no läheme. nii põnev, kingitused. oi, vabandage, aga meie läheme nüüd kingitusi jagama. ma loodan, et teil olid ka väga ilusad jõulud ja teil käis ka jõuluvana. aga kindlasti ärge unustage luuletusi korrata, sellepärast et aasta pärast tuleb ju jõuluvana jälle.